Kalevipoeg otsustas rajada Eesti rahvale linnu ja tugevalt linnuseid. Ta käis kaugel Peipsi järve taga ehitusmaterjali toomas. Ta kiirustas suure lauakormaga koju tagasi. Kuri vaim saatis oma pojad Kalevipojale kallale. Kalevipoeg võttis mõned lauad, et kurjade vaimudega võidelda. Järsku kuulis ta lähedal asuvatest põõsadest tarka nõu. Servapidi, kallis Kalevipoeg, ütles Siil. Kalevipoeg võttis nõuannet kuulda ja tegi nagu Siil soovitas. Vaimud põgenesid nuttes metsa. Tänutäheks kinkis Kalevipoeg Siilile tüki oma kasukast. Siil jooksis rõõmsalt metsa. Sellest aiast alates on siilidel karv tuuri